Meemesilane Apis mellifera on mesilase liik perekonnast mesilane. Meemesilase algne levila oli Euroopa, Aafrika ja Ees-Aasia. Kuna mesilane annab mett ja inimene kasutab mett, siis on see aidanud mesilasel levida üle maailma. Teda on levitanud eurooplased teisi maailmajagusid koloniseerides. Põllumajandusel on oluline, et meemesilane tolmeldaks kultuurtaimi, mistõttu ta on tähtis taimekasvatuses. Meemesilasel on umbes 25 alamliiki, mida nimetatakse mesilastõugudeks. Need kujunesid praegusel kujul alles pärast viimast jääaega jääst vabanenud alade taasasustamise käigus. Euroopa parasvöötmes ja jahedates piirkondades, Alpidest põhja pool, levis Euroopa meemesilane. Selles filmis keskendume mesilasemade kasvatamisele. Miks meil on üldse mesilasemasid vaja kasvatada, kui looduslikul vajadusel mesilased ju sülemlevad või vahetavad salajase emade vahetuse teel mesilasema välja ja ema ongi ju vahetunud? Kuid kuna mesinik soovib, et mesilased oleksid rahulikud, tootlikud, haigus- ja talvekindlad, peab ta ise tegutsema. Selleks peab mesinik endale selgeks tegema mesilaspere bioloogia ja mesilasemade kasvatamise alused. Kindlasti peame teadma mesilasisendite arengupäevi. Mesilasema arengupäevad etappide kaupa. Munastaadium 3 päeva. Vaglastaadium 4,5 kuni 5 päeva. Arenemine tupes 2-3 päeva. Vagla nukkumine 1 päev. Nukustaadium 4,5 kuni 5,5 päeva. Kokku 15 kuni 17 päeva. Keskmiselt 16 päeva. Peale mesilasema 5. arengupäeva ehk peale emakupu kaanetamist ei tohi kuppu liigutada. Uuesti võib kuppu liigutada peale 10. arengupäeva. Heade omaduste ja tööka mesilasema saamise juures on suur tähtsus ka leskedel ehk isasmesilastel. Selles piirkonnas, kus me soovime mesilasemasid kasvatada ja lasta neil paaruda, on oluline, et seal oleks võimalikult palju kvaliteetseid leskesid. Seega peame tähelepanu pöörama ka leskede kasvatamisele ja aru saama leskede bioloogiast. Kuna lesed saavutavad suguküpsuse hiljem kui mesilasema, oleks soovitav leskede kasvatamisega alustada tunduvalt varem kui mesilasemadega. Abiks on enda koostatud emade kasvatuskalender, et oleks lihtsam kõiki etappe jälgida. Mesilasemade kasvatamiseks on mitmeid meetodeid. Üheks neist on töölisvaklade ümbertõstmine ehk vageldamine, kus tõstetakse spaatli abil 1 kuni 1,5 päevaseid vaklu emakupu algetesse. Vageldatud emakupud asetatakse kasvatusraamidele, mis omakorda viiakse algul stardiperre vastuvõtmiseks. Stardipere on noortest mesilastest tehtud haudmete pere, mis on mõeldud vaklade esmaseks vastuvõtuks. Tutvustan teile stardikasti. Stardikast on põhimõtteliselt siis nagu sülemikast, millele on siis selline kolu ette tehtud, ava, kus on ees emalahutusvõre, kuhu siis harjatakse mesilasi ja mesilased lähevad läbi võre, läbi ei pääse siis või lesed ja ema, juhul kui kogemata see siia satub. Teisel pool on ventilatsiooni jaoks võrksein, et mesilased üle ei kuumeneks. Peale läheb siis gaas, samuti ventilatsiooni avadega. Kui meil on piisavalt siis mesilasi kogutud, pannakse see kinni ja mesilased välja ei pääse. Ja kaan peale, mesilased on sees ja siis viiakse pimedasse jahedasse ruumi, kus siis stardipere võtab vageldatud vaglad vastu ja toidab neid. Sisse mahub siia 7 kärjeraami, üle ühe siis pannakse söödaraamid, see peaks olema siis söödaraam, kus on mett ja suira, siis järgnev oleks kasvatusraam vakladega, siis jälle söödaraam, kasvatusraam, söödaraam ja kasvatusraam ja viimane jälle siis ääres söödaraam. Nii et siin sees oleks 3 kasvatusraami ja 4 söödaraami. Starti hoitakse kinnisena siis 24 tundi, vahepeal peab siis startpere jootma
selleks piserdatakse vett võrgule. Ja järgmisel päeval 24 tunni pärast võetakse need kasvatusraamid ja tõstetakse ammperedesse. Emat ampere võib ette valmistada juba vageldamisele eelneval päeval. Selleks valitakse välja terve ja tugev mesilaspere, milles on palju noori mesilasi ja piisavalt sööta. Halva ilma korral on soovitav anda lisasööta. Perest võetakse ema koos paari haudme ja söödaraamiga ning moodustatakse uus pere. Emata jäänud peresse anname järgmisel päeval kasvatusraami koos vageldatud kupualgetega või kasvatusraami kärjest lõigatud kärjeribaga, milles on sobivas vanuses vaglad. Kuppude vastuvõttu võime kontrollida 24 tunni pärast. 5. päeval, kui kupud on kaanetatud, võime soovi korral kupud puuristada, viia inkubaatorisse või lasta olla kuni 10. päevani ja puuristada siis. 12. päeval peale vageldamist kupud kooruvad. Paarumistarudesse võib anda kupud enne koorumist või antakse sinna paarumata emad. Tugevas peres eraldatakse ema eraldusvõre abil koos sööda ja haudmekärgedega alumisse korpusesse, lamavtarus taskuossa. Võre peale pannakse meekorpus, kõige peale lahtise haudmega kärjed koos mesilastega. Lahtiste haudmekärgede vahele tuuakse kupuraam. Kuppude vastuvõttu võime kontrollida 24 tunni pärast. 5. päeval on kupud kaanetatud, võime soovi korral kupud puuristada, viia inkubaatorisse või lasta olla kuni 10. päevani ja puuristada siis. 12. päeval peale vageldamist kupud kooruvad. Paarumistarudesse võib anda kupud enne koorumist või antakse sinna paarumata emad. Vageldamisel me kasutame nigot vahendeid, kupukand, kupualge, kupukanna alused, need on siin liistu küljes kõik ilusti. Siia saab nüüd vageldada ja hiljem, kui vageldatud, asetame selle siia raami ja sel viisil läheb ta siis nüüd kas startperesse või ammperesse. Vageldatakse üldjuhul kas siis metallvageldusnõelaga ehk spaatliga või väga palju kasutatakse ka sellist nii-öelda hiinakat plastist keelekene, et võib-olla algajal on sellega lihtsam, et lükatakse kannu seina mööda alla, keelekene liikub siis vagla alla ja kui vagel on keelekese peal, siis lükatakse selle vedrusüsteemi ja selle puuspaatli abil see vagel sinna kannu põhja. Kui metallspaatliga me vakla võtame, siis otsime muidugi võimalikult noore vagla, kes oleks selline 1 päeva kuni 1,5 päeva vanune, kes oleks korralikult piima sees ja spaatliga võtame vagla kaare poolt, lükkame spaatli ilusti alla ja tõstame ta sealt välja ja paneme ta siis siia kannu sisse. 5. päeval pärast vageldamist puuristame emad, et esimene, kes koorub, ei tapaks ära teisi. 10. päeval anname mesilasemad paarumistarusse. Alati ei pea ostma moodsaid vahendeid. Emade kasvatamiseks vajalikke kupualgeid saab iga mesinik ise mesilasvahast teha. Kastame eelnevalt vees leotatud lehtpuust kupušablooni 70 kraadini kuumutatud vaha sisse. 3 korda. Iga kord kastame kupušablooni vaha sisse natuke vähem ja siis uuesti vees maha jahutades saame kupualge. Kupušablooni läbimõõt peab olema otsast 8–9 mm ja 20 mm kõrguselt 10 mm. Kupualge liimime sulavahaga spooni või vineeri ribale, mis on omakorda sulavahaga kinnitatud emade kasvatusraamile. Nüüd jääb üle ainult vageldada. Paarumistarudena kasutatakse siis spetsiaalseid paarumistarusid, mis on selleks siis valmistatud erineva suurusega, on neid erinevate raamide arvuga, igaüks leiab kindlasti oma lemmiku. Samuti võib kasutada siis paarumistarudena ka täisraamseid idupere korpuseid,
mida on võimalik ka siis saada erinevatele raamimõõtudele, erinevate suurustega. Siin on näiteks 4-raamiline selline idupere korpus, mis koosneb siis põhjast, korpusest ja katusest. See on Farrar-raamile. Siin on Langstroth-raamile samasugune, sama põhimõttega. Ja siis on Langstroth-raamile veel olemas 6-raamiline korpus, mida saab siis omakorda veel jagada 2 osaks, et on 2 3-raamilist sektsiooni. Ja muidugi siia käib lisaks siis põhi ja katus ja kõikidele komplektidele on võimalus saada ka söödanõud. Vaatame nüüd spetsiaalseid paarumistarusid lähemalt. On katus, pleks, mis siis katab raame, et mesilased välja ei saaks. Siin on siis selline luuk ja sulgur. Siia avasse siis asetatakse valmis emakupp. Ventilatsioonirest, mis peaks olema siis puhas, et siis kui taru on suletud, toimuks ventilatsioon. Ja siis sees on siis söödanõu. Söödanõu küljes on ka selline emalahutusvõre, et töölised pääsevad nüüd siia söödataigna juurde, mis siia sisse asetatakse, aga ema siia sisse ei pääse. 3 raami. Siin on nüüd ära lõigatud kärjed. Mesilased ehitavad uuesti need ülesse. Uuena on raam siis ilma mingite kärjeribata. Kärjeriba tuleb ise siis siia valmis panna. Kui tõstame üles klapi, siin on siis olemas lennuava, et õues siis mesilased pääsevad siit lennuava kaudu välja. Ja on siis äravõetav põhi ja selle põhja kaudu siis täidetakse paarumistaru mesilastega. Raamid peavad olema nii-öelda õigesti asetatud, et oleks nüüd see pleksiava ja raamide juures ava, et läheks alati kindlasti kokku, et muidu kui see ei ole niimoodi, siis ei saa kuppu sisse asetada. Ja kindlasti peab olema ventilatsioonirest peab olema puhas, et sealt õhk läbi liigub. Ja veel korra näitan siis, et mesilasi siis lisatakse siia põhja kaudu vastava topsiga, mesilased sisse, luuk kinni ja õiget pidi. Siin on nüüd meil natukene väiksem, aga põhimõte on sama, siis on apitea, taru iseenesest sama ja siis siia nüüd tuleb meil kärjepõhjad veel joota. Ja siin siis veel ka söödanõu. Söödanõus on veel, või söödanõu küljes on siis veel nii-öelda selline rest. Töölised pääsevad söödale juurde, aga ema siit läbi ei mahu. Asetame siis kärjepõhja nüüd siia raami külge. Selleks on meil kuum vaha ja vintsel, et kanname kuuma vaha pintsliga siia raami külge ja peame kiirelt siis saama selle kärjepõhja paigale. Ja vajadusel saab veel siia vaha siis juurde panna
et see kärjepõhi oleks kindlasti siin korralikult kinni. Paarumistaru komplekteerimiseks tuleb täita ka söödatops ja sinna me paneme siis tavalist mesilastele mõeldud pudersööta ehk kandit. Umbes pool kilo 700 grammi seda kandit siia sisse mahub. Mõnikord oleneb siis suvest, kui on liiga jahe suvi ja korjet ei ole, siis tuleb seda kandit võib-olla teinekord isegi juurde lisada. Kuhja ei tohiks peale panna, sellepärast et muidu ei lähe pleks kohale. Paarumistarude jaoks on vaja koguda mesilasi ja nüüd ma tutvustangi teile mesilaste kogumise jaoks sellist spetsiaalset kasti. See on tehtud siis korpustaru korpusest, võrkpõhjast, need on omavahel siis kokku liimitud, lisaks on siin pandud liistud vahele, et raamid ei liiguks kohalt ära. Siin sisse on siis, läheb 5 kärge. Kogumise ajal peab natukene ikkagi mesilastel sööta ka olema, et paar kerget söödakärge, ülejäänud võivad olla tühjad kärjed või siis kärjepõhjad. Kui on mesilasi muidugi väga palju, siis on kärjepõhjade puhul oht, et nad soojusega vajuvad raamide küljest ära. Lisaks on siis tehtud selline kolu, mille peale siis mesilasi nüüd harjatakse. Peale läheb võrk, et mesilased välja ei pääseks, aga oleks hästi ventileeritud. Kui see töö on tehtud, eemaldatakse kolu, suletakse lennuava, siin on võimalus siis porolooniga sulgeda ja transporditakse mesilasse. Kui nüüd paarumistarud on meil ette valmistatud ja nüüd täidame paarumistarud mesilastega. Võetakse kärjed välja, raputatakse, pihustatakse õrnalt mesilastele vett ja topsiga siis 200 milliliitrit paarumistaru kohta paarumistarru. Paarumistaru viiakse jahedasse ja pimedasse ruumi seniks, kuni kupud on koorunud. Siis võib paarumistarud välja viia umbes 3 päeva pärast. Paar korda päevas peab paarumistaru restile vett pihustama, et mesilased juua saaks. Mesilase ema koorub 12–14 päeva pärast peale vageldamist ja teeb esimese lennu umbes 72–84 tunni pärast. Paaruma peaks ta 10 päeva jooksul peale koorumist. Paarumine eeldab tuuletut ilma ja õhutemperatuuri alates 20 kraadist. Peale paarumist ja enne idu või põhiperele saatepuuriga andmist tuleks ema märgistada. Enne märgistamist täidetakse saatepuuri üks osa spetsiaalse söödataignaga ning asetatakse saatepuuriga saatemesilased. Soovitav on saatemesilased võtta samast paarumistarust, 5–7 tükki. Mesilasema märgistamisel kasutatakse spetsiaalset märkepliiatsit, kleebiseid või muud selleks sobivat märkimisvärvi. Kokkuleppeliselt on võetud kasutusele 5 värvuse süsteem. Märkimiseks võetakse mesilasema sõrmede vahele või kasutatakse märkimiseks mõeldud märkekolbi. Loomulikult võib anda ema kupu kohe põhiperele ja ta käib paarumas sealt. See välistab hilisema probleemi ema vastuvõtul peresse, aga on alati oht, et mesilasema ei tule paarumislennult tagasi. Kui mesinik tahab kasvatada emasid ainult enda tarbeks või näiteks vanuselised iseärasused ei luba enam vageldada, siis on võimalik kasutada vagelduseta meetodit.
tuleb leida parimate omadustega mesilasperest munade või vakladega raam ja lõigata sealt välja kärjekannu osa. Kannud kleebime sulavahaga spooni või vineeritükkidele, mis on eelnevalt vahaga kasvatusraami külge kleebitud. Jälgima peab, et vaglad ei oleks vanemad kui 1,5–2 päeva või et kannudes oleks ainult munad. Soovitatav on sama vanu vaklu kasutada, et ei juhtuks, et mõni ema koorub varem ja hävitab kogu ülejäänud töö. Asetame emakasvatusraami amperesse, kust oleme ema eemaldanud. Kasvatusraam tuleb panna lahtise haudmega kärgede vahele, nii võetakse vaglad kõige paremini vastu. Umbes 24 tunni möödudes tuleks kontrollida, kas vaglad on vastu võetud ja neid on toitma hakatud. Mõni päev hiljem on soovitav need vastu võetud kupud eemaldada, kus on vähem toitepiima kui teistes. Kuna selle meetodiga on keeruline puuristada emasid, siis on oluline tabada õige hetk, millal anda need kupud idu-, põhi- või paarumisperedesse. Nüüd me teeme sellise paarumisidu pere, võtame kaanetatud hauet, siin on ka mett, sööta nendele. See on kaanetatud emakupp, mille me kärjest välja lõikasime, mille me siia nüüd haudmekärgede vahele paneme. Lisaks 2 haudme- ja söödakärjele lisame ka siis 2 kärjepõhja. Mõne aja pärast nüüd see ema koorub, käib paarumislennul, hakkab munema, siis me võime seda ema kasutada kuskil vahetuseks või kasvatame sellest nii-öelda paarumisiduperest põhipere, et võimalusi on mitmeid. Oluline on, et mesinik pööraks tähelepanu mesilasemade kvaliteedile, et mesilaspered oleksid rahulikumad, haigus- ja talvekindlamad ning kalduksid vähem sülemlemisele. Iga mesinik valib mesilasemade kasvatamiseks oma meetodi. Oluline on, et oleks kindlustatud mesilasperede kvaliteet ning tagatud soovitud omaduste jätkumine.